Hausgalerii tervitab ja kutsub meenutama Eesti Vabariigi aastapäeva kuulkunstnikke, kelle looming on oluliselt selle vabariigi ilmet kujundanud ja jäädvustanud. Esitleme ja tutvustame läbi haridusliku prisma Hausgalerii kunstiklassika oksjonil osalenud teoseid ja nende autoreid, kaardistamaks kodumaa ajalugu ja selle meeleolusid. Sadamate kujutamine oli Eesti kunstiajaloos tugevalt levinud nii enne kui ka pärast teist maailmasõda. Sadamat tajuti kui piiripunkti maismaa ja mere vahel, kõneledes inimese ja looduse kokkupuutest. Lisaks sadamas seisvatele laevadele portreteeriti ikka merelt tulevaid või sinna minevaid kalureid. Sadama motiivi sage esinemine Eesti kunstis näitab selle tähendusrikkust. Sadam võis olla kunstniku jaoks nii romantiliste igatsuste väljendaja kui ka karm töökoht, nii linna siluetti kujundav maamärk kui ka atmosfääri loov ja Eesti identiteedile omane paik. Nikolai Kull armastas sageli vaateid, kus liituvad sadam ning taamal paistev vana linn. Harva satuvad tema teostele sadamatöölised. Pigem kujutab ta sadamat romantilise miljöö kui sotsiaalse paigana. Ent Kulli käesoleval maalil näeme ka mehi, käed taskus laevade korstendest tõusva suitsujoa taustal, mis muudab kompositsiooni võluvalt erandlikuks.
Torm oli Emajõel liikunud jõelaev, mida on isegi omaaegses kroonikafilmis jäädvustatud. Kauba vedamiseks mõeldud laev on selle maali peasündmus ning teost võiks nimetada isegi laeva portreeks. Ometi erineb akvarellisti lähenemine fotograafiast. Nii liituvad siin teosel faktitruudus ja nostalgia. Romantiline Kalasadama vaade on niivõrd südamelähedane Richard Uutmale, kes oli pärit kaptenite suguvõsast ning kelle lapsepõlv möödus Alt- ja Kalurikülas. Käesolev töö kujutab aga Pärnu sadamat, kus vanad kaluripaadid on asendunud moodsamatega. On aastat 1950. Uutma maal mitte ainult ei fikseeri asjade seisu, vaid ka igatseb hetke, mis võiks alatiseks jääda nii. Priidu Aaviku sadamavaade huvitub ennekõike kaasaegsusest. Kunstnik annab edasi moodsaid kraanasid ning laevu, tehes seda silmnähtavalt kiitvalt. Iga element rõhutab progressi. Ent siiski, kui kraanad ja laevad maalil räägivad tulevikukeeles, siis vanalinna kirikutorn vaatab nostalgiliselt minevikku. Nigul Espe kujutab Eesti kunstis levinud sadama motiivi romantiliselt. Tema tähelepanu on atmosfääril, impressioonil, unenäolisusel, mida akvarellitehnika toetab. Säärane romantiline vaade vabastab Espe sadama dokumentaalsest jäikusest, suheldes vaatajaga läbi lüürilise emotsiooni. Hämmastava pintslikäsitlusega maal, kus merelaineid pole isegi püütud imiteerida, vaid meri on maalitud ühtlase sinise üldistusena. Etnograafiline pilk minevikku ühendub kaasaegse kunstikeelega. Näeme arhailist elulaadi, mis on kujutatud 60ndatele iseloomuliku moodsa käekirjaga. Eesti kunstiajaloos eelistatakse linnasid kujutada kui ajatuid ja romantilisi kohti. Progressi asemel keskendutakse pigem agulitele, varemetele, parkidele või siis vanalinnale. Samuti näeme linnavaadetel harva inimesi, kuna linnad oleksid justkui isetekkelised ja nende areng oleks seisma jäänud aastakümneid tagasi. Säärane viis otsida ja leida linnades romantilist ning isegi sentimentaalset väljendab kunstnike igatsust ajatu ruumi järele. Poopoli aeda maalisid ka teised Eesti kunstnikud, nagu Roman Nüüman, kuid Winkler oli üks esimesi. Firenzes töötades on teda võlunud kahtlemata pargi teatud eksootilisus. Esteetiline sätitus alates kaarialt langevatest puuokstest
ja lõpetades mõõdetud varjudega jalutusteel. Poob oli aed, hoolikalt kalkuleeritud ruum, mida Winkler kujutab filmiliku ja pooljuhusliku vaatemänguna. Meisterliku joonistaja Andrus Johani loomingus oli Aguli motiividel eriline tähendus. Sageli viitas ta neis elavate inimeste murelikule vaesusele. Ent käesolevas töös on Johanit köitnud pigem Aguli vorm. Majad moodustavad siin rütme ja struktuure ning nende sotsiaalset tausta pole kunstnik seekord rõhutanud, muutes Aguli pigem omapäraseks ornamendiks. Tartu Kivisild paelus paljusid kunstnikke. Eduard Kutsari tähelepanu polegi aga niivõrd sillal, mis on vaid remark maaliruumi sügavuses, vaid hoopis enam on teda köitnud pargipuude varjuline atmosfäär ja keset maaliruumi istuv inimene. Kõige enam näib kunstniku võluvat aga siiski värvide meeleolu, millele motiiv sekundeerib. Purustatud Tartut kujutavaid maale või graafilisi lehti on Eesti kunstis äärmiselt palju. Tragöödia paelus Tartus elavate kunstnike tähelepanu, kuid sageli ei kujuta nad hävingut traagiliselt, vaid pigem proovivad vaatajasse süstida usku edasielamise võimalikkusest. Espegi maal kujutab varemete ees õitsvaid lilli. Kuigi Nõukogude Eesti kunstilt oodati uue moodsa linna kujutamist, süvenesid kunstnikud sageli ikkagi Aguli ja vanalinna vaadetesse. Nende ajaline määratlus on igavikuline. Seegi teos võiks olla maalitud ju mõnikümmend aastat varem või hiljem. Tänu akvarellitehnikale eemaldub pilar veelgi enam ajastu konkreetsusest, andes edasi eelkõige linna igatsuslikku atmosfääri. Valerian Loigu maal on ajastulooline dokument vanalinnast, mida enam ei ole. Kuigi hooned on alles, siis avatud õued mitte. Samuti on kadunud senine vanalinna sotsiaalne kihistus, kus elasid tavalised inimesed ning valitses argine elukeskkond. Loigu tundlik ja nüansirohke maal tabab seda kadunud romantikat suurepäraselt. Avastuslik teos on üks eelkavandeid Henn Roode kõige tuntumale teosele Turg. Näeme kunstniku vabakäelist visandamist, kus ta markeerib peamiselt tüpaažid, olulisemad värvid ning perspektiivi. Hilisem Turg kuulus kahtlemata toonase aja kõige silmatorkavamate moodsa kunstinäidete sekka. Käesolev maal
on seevastu romantilisem ja improvisatsioonilisem. Varmo Pirgi Vaimukas maal näitab Kadrioru parki linnamiljöö osana, kus inimesed käivad igapäevaselt jalutamas, otsides kontakti loodusega. Pooltaltsaste oravate toitmine või rangelt piiritletud tiigil luikede sõelumise jälgimine näib justkui loodusõpetuse tund. Kuid Pirgi soe huumor on kaugel kriitikast. Pigem on see omapärane kombinatsioon armsast stseenist ja 1960-ndate moodsast maalikeelest. Võru vaateid on Eesti kunstiajaloos mitmeid, kuna paljud kunstnikud olid pärit Võrumaalt. Enn Volmere sündis Otepääl ja tema Võru on kujutatud 1960-ndate moodsuse vaimuga, millele viitavad nii tänaval sõitvad autod kui ka sirge perspektiiv, mis ei jäta ruumi romantilistele nurgatagustele. Ise õppinud kunstnikuna ja hiljem Kunstnike Liidu liikmena töötas Volmere välja oma äratuntavalt isikupärase ja võluvalt isepäise maalija käekirja. Agulite kujutamise traditsioon on Eesti kunstis üpris pikaajaline, kuid 1970-ndateks oli huvi nende vastu kahanenud. Noori kunstnikke paelus hoopis kaasaegsem linn ja selle tehnoloogiline värskus, kuid mõned romantilisema natuuriga autorid leidsid lohutust agulite romantikast siiski, nagu Jüri Marran, kes maalib kodust Karlovat. Kunstiajaloos portreteeritakse ikka ja taas tähtsal kohal olevaid ja ühiskonna arengut suunavaid inimesi. Eriti tellimuskunstis annavad tooni kuningad, kodanlased ja vähepealikud, kuid nende kõrval on kunstnikud tundnud alati huvi ka palju lihtsamate natuuride vastu, kes jäävad anonüümseks, ent illustreerivad ilmekalt ühiskondlikke protsesse. Kunstnikele meeldib jälgida sääraste inimeste vahetut olemust ning elukogemusest jutustavaid nägusid. Tavaliste inimeste jälgimine nende argises keskkonnas on kahtlemata võlunud autoreid eri aegadel ja eri kohtades. Kuigi Erik Haamer elas juba Rootsis, sidus kaluri teemade kujutamine teda kodumaaga. Haamer oli kaluri eluga kokku puutunud juba lapsepõlves Kuressaares ning hilisemad maalimisretked näiteks Ruhnu saarele viisid teda pidevalt kokku meresõitjate ning kalapüüdjatega. Haamer imetles nende arhailisust, visadust ja pidevat võitlust merega, millest sõltub ellujäämine. Selles oli eksistentsiaalset sügavust ja kestvust.
Erik Pehap elas Torontos ning seal oli niinimetatud kodanlike naudingute igapäev tavaline. Kohvikukülastused ja näitustel käimine polnud midagi haruldast, vaid moodustas normaalse osa argipäevast, mida Nõukogude Liidus kujutati sageli dekadentliku allakäiguna. Pehap on siin töös võtnud riskantse ülesande, ironiseerides olukorra üle, kus naisterahvad vaatavad alasti naisterahvast kujutavat maali. Suuremõõtmeline teos, mis kuulub Leppo Mikko 1960. aastate loomingu paremikku, iseloomustades aega Nõukogude kunstis, mil tuli maalida uuenduslikult ja kujutada progressi. Elu läheb edasi, majad kerkivad, enam paremaks minna ei saa. Töömehi kujutab kunstnik isegi teatud kreekapäraste pea jumalike kangelastena, meestena, kes ei kohku millegi ees ning kelle käes iga raskus laabub. Tähelepanuta ei saa aga jätta ka Mikko pallaslikku süvenemist koloriidi nüanssidesse. See on variant Nikolai Kormašovi ilmselt tuntuimast maalist Kalurid, mis asub Eesti Kunstimuuseumis. Ühelt poolt läheneb kunstnik ajastu kohustuslikele teemadele, lihtne inimene füüsilist tööd tegemas, aga teisalt viitab töömotiivi eksistentsiaalsele üldistusele, inimlikule solidaarsusele. Maskuliinne kompositsioon liidab ajastu ootused isegi teatud arhailis religioosseks laetuseks. Soode kuivatamine ehk looduse allutamine inimeste seatud reeglitele oli Nõukogude ühiskonnas hinnatud. Sookuivatus oli prestiižne ning selle kujutamine vaat et poolkohustuslik. Ent Henn Roode suurepärane maal on kaugel kohustuslikkusest. Kunstniku maalimislaad on ebakonventsionaalne. Pooleldi välja maalitud näod vaatavad otse ja inimlikult publikut. Nappide ja lakooniliste vahenditega on Roode loonud teosele oma allteksti. Töötavate inimeste kõrval oli pidutsevate või lõõgastuvate seltskondade kujutamine Nõukogude ajal mitte just soositud. Samuti ka abstraktne laad. Seega võttis kunstnik siin riski, luues lõbusa abstraktsiooni. Lõbususele viitavad pintslilöökide hoog, värvide rõõm ja kompositsiooni teatav vabakäelisus, väljendades kunstniku enda hingeseisundit. Siia peatükki koonduvad üks väga ootamatu ja üks ootuspärane maal. Endel Kõksi avangardsed katsetused on hästi teada ning välismaal elades sai ta takistamatult nende uurimisse süveneda. Erik Pehap seevastu pole siiani avangardi rindel esinenud.
Näeme koolipoisina valminud teost laadis, mille juurde Pehap enam hiljem ei naasnud, märkides avangardi üht olulist omadust, milleks on üllatada. Avastuslik töö, kus 19-aastane äsja Viljandi kooli lõpetanud Pehap katsetab teatraalsete vormide ja dekoratiivsete elementidega. Kirgaste selgete värvidega on edasi antud arhitektuurilised vormid, mis näivad viitavat Lõuna-Euroopale. Muljet kinnitab üksik kondlimees vasakus servas. Võimalik, et tegemist on noore kooli lõpetanu suvise reisi muljetega. Endel Kõks katsetas paguluses olles sageli abstraktsete vormidega. Ta ei peljanud efektseid ja dekoratiivseid värve, kuid käesoleval maalil eksperimenteerib kunstnik roosaga, olles tagasivaatavalt inspireeritud 20. sajandi alguse avangardsetest kunstisuundadest. Teos kannab pealkirja Õhtutund, mis üksiku tooli ja valgusega kõige täpsemalt kirjeldab ka kunstniku meeleolu taotlust. Konrad Mägi teoste kaardistamine on tänaseks võimaldanud kindlaks teha peaaegu 300 maali asupaiga. Siiski ilmub endiselt veel välja tõelisi üllatusi. Üheks on ka käesolev Norra maastik, mis asus peaaegu 80 aastat Austraalias väliseestlaste kollektsioonis. Rahvusvaheline kogukond laiemalt on viimastel aastatel asunud Konrad Mägile enam tähelepanu pöörama. Tema tööde näituseid on toimunud Roomas, Torinos, Espos, Kopenhaagenis ja viimati Lillehammeris. Tõestades veelgi Konrad Mägi talendi olulist osa 20. sajandi Euroopa kunstis. Välisteadlaste sõnul tõstavad Mägit esile peamiselt 2 tunnusjoont. Esiteks tema eriline värvikasutus, kus koloriit näib seesmiselt hõõguvat ja kannab endast tugevaid emotsionaalseid impulsse. Teisalt aga Mägi looduse käsitlus, mille intensiivsus ja nägemuslikkus kunstis on harva nähtavad. Pariisi kunstimetropoli emotsioonidest ja kogemusest täidetuna jõudis Konrad Mägi 1908. aasta suvel Norrasse, loodusesse, kus kuulata oma enese häält ja asuda maalima, mis Pariisi müras muutus pea võimatuks, kuigi kunstnik sellesse linna tagasi ihkas. Norras algas Mägi esimene ulatuslik loomeperiood, millele said iseloomulikuks maastikuvaated, suur katsetuste amplituud, improvisatsioonilise ja impulsiivse maalimislaadi väljakujunemine ning tihe isikupärane pintslikiri. Käesolev maal võib pärineda Mägi esimeste Norras valminud tööde seast, mil värve nappis ja formaadid olid väikesed, olles seda enam hiilgav näide kunstniku vahetutest ja emotsionaalsetest maalimisimpulssidest, maalimise vajadusest. See väike formaat ja lihtne motiiv kannab Mägile iseloomulikku tugevat sisemist laetust. Tagasi kodumaa rüppe.
Pärast teist maailmasõda hakkasid paljud kunstnikud maalima loodust. See oli nende jaoks üks võimalusi, kuidas eemalduda poliitikast, aga ühtlasi ka viis, kuidas kinni hoida siinse maalikunsti traditsioonidest, kus maastikumaal oli olulisel kohal. Ent kahtlemata oli loodus paljude autorite jaoks endiselt ka lihtsalt tuttav paik, kus nad olid veetnud oma lapse- ja nooruspõlve ning mille dünaamikat nad tajusid varjamatu intensiivsusega. Loodusest ei tuntud rõõmu ainult kui vaatemängust, vaid ka kui keskkonnast, kus viibimine oli sama loomulik kui käe taskusse libistamine. Pärast teist maailmasõda tajusid paljud ilmajäetust. Igatseti endise aja järele, mis näis olevat kadunud. Juba sõja ajal pöördusid seetõttu paljud kunstnikud talumotiivide poole, kus kehastus nende arvates iseseisva Eesti tuum, arhailine töö ja looduslähedus. Antud maal on August Jannseni hilise loomingu ilmselt üks olulisemaid teoseid. Lauri talu asus Jannseni kodukülas. Oskar Raunam on kuuletunud valitsevale korrale, maalides karikatuurse stseeni elust, kus on alati kõik hästi. See on idealiseeritud kujutluspilt kenast Nõukogude Eestimaast, kus lehmad annavad ohjeldamatult piima, naisterahvad tassivad mannerguid ning päike ei looju kunagi. Raunam ei ole end siiski lõplikult lahti haakinud oma varasest loomelaadist. Teose foonil otsib ta ikka impressionistliku õhinaga värvide tundlikke üleminekuid nagu varemgi. See ilmselt Pirita jõekäärus valminud maal kujutab talvemaastikku, mis pole Eesti kunstiajaloos sedavõrd levinud, kui võiks arvata. Seda enam ka merd maalinud Uutmaa loomingus. Tähelepanuväärne on teosel maaliline topeldus, kus maapinna valged lumised välud peegelduvad taeva suurtes valgetes pilvelaamades. Viljandimaal Karksis asunud linaveski ei kuulunud tingimata 1950. maalikunsti ootuspäraste motiivivalikute sekka. Veski rajati juba 1763. aasta paiku ning vahetult enne teist maailmasõda renoveeriti see põhjalikult, kõneledes nõnda iseseisvate taluperemeeste kihistusest, omamata mingeid kokkupuuteid kolhoosi identiteediga. Okase otsus maalida just seda linaveskit on ühtaegu maaliline otsus, kuid seotud ka erinevate mälukihistustega. Richard Sagrits on kujutanud Karepat, kus oli tema sünnikodu. Sagrits ei proovi luua siiski vaid tööstseeni, vaid mõneti panoraamsemat vaadet elule maal. Lisaks heinategijatele näeme pildi vasakus servas kalapüüdjat, kes jagab näpunäited poisikestele, nii et tekib põlvkondade side. Kogu maalist õhkub idülli ning sentimentaalsust,
mida rõhutab ka omakorda sinine taevas. Johannes Saal ei ole sellel maalil kinni pidanud ühestki ametlikust normatiivist ning on loonud pead täiesti abstraktse teose, mida iseloomustavad impulsiivsed värvipuhangud, justkui vabanedes köidikuist, ühiskondlikest ja isiklikest. Saali maastik on harva nähtavalt ekspressiivne ja tormiline soov värvide ja pintslitõmmete abil teha nähtavaks sisemine pinge. Maali tehniliselt on see aga julge otsing, mis mõjub 1950ndate kunsti kontekstis plahvatuslikult. Elmar Kitse maal illustreerib 1950ndate aastate meeleolusid kunstis, mil nõukogude realism oli täielikult kohale jõudnud ning teemad vaos hoitud. Pealtnäha poliitiliselt neutraalne maastikuvaade kannab ometi nostalgiat arhailisest Eesti kujutluspildist, põllu ja veskiga taamal. Maali tehniliselt huvitab Kitse siin aga impressionism, mida inspireerisid meie kunstis Prantsuse modernistid, lastes taas avastada selle märgilise kunstivoolu mõjutusi Eestis. Sageli jõuavad kunstnikud oma motiivi otsingutel sarnaste paikadeni ning Rannamõisa pankrannik on see, mida maaliti mitmeti. Karl Burmani üks viimaseid akvarelle on erilise rõhu pannud avarusele. Pankrannik moodustab kulissi maaliservas, mille konkreetsed kontuurid aitavad veelgi enam rõhutada mere hajumist ning silmapiiri lõpmatust. Naiste kujutamise traditsioon Eesti vanemas maalikunstis on vastuoluline, kuna emantsipeerunud naisi on pigem vähe ja naist vaadatakse sageli anonüümse sümbolina või siis mehelike fantaasiate objektina. Meesterahvad maalidel tavaliselt töötavad, mõtlevad või poseerivad, kuid naisterahvad lihtsalt on. Vahel tundub, nagu oleks nad sattunud maalidele lausa pooljuhuslikult mööda minnes. Nende hoiakus puudub kunstnike soovil aktiivsus ja nad on pigem vaadeldavad kui vaatlejad. Maal on korduvalt eksponeeritud näitustel ning toodud ära ka Greenbergi monograafias. Olles portree, ent siiski kaugel selle klassikalisest lahendusest, kuna autor annab edasi mitte konkreetsete inimeste individuaalseid eripärasid, vaid pigem oma enda sõja-aastate hingeseisundeid, tehes seda läbi kahe mõtliku, mureliku ja justkui ajas seisatunud naise. Autor on tihti käsitlemas tõsiseid eksistentsiaalseid teemasid läbi naisterahvaste kujutamise, mis oli väljaspool tollaseid konventsioone, mil naistele omistati maalidel siiski kerglasemaid rolle.
Aado Vabe elas alates 1930-ndatest justkui hingelises sisemigratsioonis, keeldudes oma töid eksponeerimast ning kujutades neil nii mõnigi kord pigem fantaasiatesse kalduvaid stseene kui tegelikkuse täpseid kujutisi. Käesoleva maali puhul ei pruugi olla välistatud, et ta on siiski maalinud modelli otse natuurist, kuigi interjöör tundub esmapilgul harjumatult argine. Vabele iseloomulikult töötab ta unenäolise ja reaalse piirimail. Meeskunstnike soovi luua pilte, kus ideaalset maailma väljendavad naised, lapsed ning loomad või linnud keset elus loodust ei ole haruldane. Nendes fantaasiates on domineeriv mehelik pilk, kes vaatab stseeni kõrvalt. Naisterahva puhul imetletakse sealjuures nii tema erootilisust kui ka emalikkust. Taevas lendavad linnud lisavad sellele stseenile ka lüürikat. Tüdruk Rätikuga ei huvita okasta ajastu kriitilises tähenduses, kus autor viitaks portreteeritava sotsiaalsele staatusele või eluhoiakutele. Pigem võlub kunstniku kaasaegne maalivorm, tabamaks moodsate võtetega ühe suuresilmse tüdruku lummavat pilku. Okas rõhutab varjude ja kontuuride kasutamisega modelli särapära, aga ehk ka võõrapärasust. Eesti vanemas kunstis on sage, et figuraalkompositsioonides ehk mitmeid inimesi kujutatavates maalides antakse näod edasi visandlikult kõigest mõne pintslitõmbega. Küll aga on alati erilise tähelepanu all silmad. Isegi kui silmi ei maalita väga detailselt ja realistlikult, siis on nendesse koondatud meeleolu ja psühholoogia. See erakordne suuremõõtmeline sõja-aastatel valminud teos, mis on märgitud ka Kreenbergi monograafias, on esinenud korduvalt näitustel ja kantud autorile niivõrd iseloomulikust ekspressiivsest melanhooliast ja mõtlikkusest. Teos kujutab pärijaid. Iga portree siin räägib küll omaette loo, kuid on siiski vihjeline. Autor ei koorma meid liigsete viidetega inimestele. Pigem kannab maal endas üldistust, mille ülim läbitöötatus viitab olukorra meeleseisundile, muutes selle teema mitmetähenduslikuks eksistentsiaalseks üldistuseks. Johannes Võerahansu oli üks viljakamaid autoportreede loojaid, kes jäädvustas end ikka ja jälle. Sel 1944. aasta enesesilmitsusel on ta meisterlikult napp. Raiskamata liialt ühtegi pintslitõmmetega värvi, suudab ta kõigest loetud vahenditega luua imelise üldistuse. Head autoportreed ei kõnele kunagi vaid autorist endast, vaid inimeseks olemisest laiemalt.
Üllatuslikult on käesolevas kollektsioonis mitu maali, kus keskseks toimumispaigaks on köök. Köök on kunstnikele kindlasti väljakutseks tänu oma erinevatele funktsioonidele. Lisaks praktilistele eesmärkidele nagu toidu tegemine on köök olnud alati ka sotsiaalne kohtumispaik, kuhu ladestuvad mineviku traditsioonid ja kombed, ajalugu, mis on kunstnik ikka paelunud. Nikolai Kummitsa haruldasest ja vähesest loomingust pärinev taluköök kannab ajastu pitserit. Kunstnik kujutab selle nappust, küürakil inimesi, vähest toitu. Kummits proovis sageli edasi anda eksistentsiaalset pinget ja meeleseisundit, maalides tihti armetut keskkonda. Käesolev teos on aga vaadeldav ka etnograafilise dokumendina, kus detailirohkus ja meeleolu annavad edasi tervet ajastut. Valerian Loik on olnud võlutud taluköögi mitmekesisusest, objektide rohkusest ning nende vanusest, värvide küllusest ja miljöö arhailisusest. Ümberringi sõitsid trollid ja trammid, inimene lendas kosmosesse või üle ookeani, aga Loik otsustas astuda välja oma ajastust ning kujutada lapsepõlve. Arhiiviliku hoolega näib ta maalivat üles kõik silme all olevad esemed. Boris Niinemäe otsus maalida 1970-ndatel ning välismaal elades traditsioonilist toidu tegemist taluköögis kannab endas ühtaegu igatsust möödunud aegade ja ruumide järele, aga ka soovi idealiseerida minevikku. Naisterahvaste rahulik poos toob teosele teatava rauge ootuse, mis erineb tunduvalt kärsitust toidu tegemise kombest, mis oli 1970 aastatel juba üldlevinud. Töötava ja aktiivse inimese kujutamise sagedus kunstis on loogiline, kuna aktiivsuses on alati ka dramaatikat, dramaturgiat, pinget ja pingutust. Lõõgastava inimese maalimine nõuab seevastu hoopis teistsugust tähelepanu, filosoofilist vaatenurka, kus peab jälgima rahu. Tegemise asemel on nüüd maali huviobjektiks mitte midagi tegemine, mis pakub kunstnikele hoopis uusi väljakutseid. Oskar Hoffmann kujutas kõrtsistseene sageli, tundes huvi tüpaažide ning kõrtsi meeleolude vastu. See maal on aga lisaks ka harjumatult dünaamiline. Inimesed on tegevuses ning iga karakter on vaadeldav eraldi portreena. Ilmselt kujutab teos kaubitsemist, andes väikesele maalile intrigeeriva suhepinge. Teos on valminud Endel Kõksi paguluse perioodil, mil ta asus uurima kaasaegseid kunstivoolusid. Ka käesoleval tööl näeme sootuks teistsuguseid lähenemisnurki, kui need olid võimalikud Nõukogude Eestis.
maalipinna katkendlikkus, eksperimentaalsed värvid, kujutiste stiliseerimine. Samas on töös aga piisavalt elemente, mis viitavad hoopis filosoofilisemale taustale. Leivaviil ning laual lebavad kalad on religioosse laetusega. Naise figuur kannab hoolimise, andmise ja lohutamise märgistikku. Autor seab kaasaegse vormikõne arhailise teemaga. Emma Siirak jõudis veel esineda Tallinnas näitustel, kuid maailmasõja ajal jätkus tema hilisem looming Ameerikas, kus kunstnik oli muu hulgas tuntud ka portretisti ja aktimaalijana. Siiraku see paguluses valminud teos kujutab aga rahulikul järveveel kalastavaid mehi. Teatavasti oli Valdu Rohaka hilisem maastikumaalija koloriit äratuntavalt teistsugune. Seda enam üllatab see 1970. vaade oma värvide värskusega. Valdu Rohakas elas oma legendaarset boheemlase elu looduse keskel Kütiorus Võrumaal ning ilmselt kunstnik kujutabki siin Lõuna-Eestit, mis on tuntud oma kuplite ja järvesilmadega. Lillede maalimine ei tähenda sugugi alati nende natüürmortidesse sättimist. Lilled on äratanud kunstnike tähelepanu nii vaasipanduna kui vabas looduses, nii kimpudena kui juhuslikumates seostes. Lilli imetletakse kas nende välise vormi ja värvirikkuse pärast või siis kannavad nad sügavamat sümboolset tähendust. Kuidas ka ei oleks, Eesti kunstiajaloos on lillemaalil alati olnud oma koht ning vähe on vanemas kunstiloos neid autoreid, kes lilli ei oleks maalinud. Adamson-Eeriku hiilge perioodil valminud natüürmort näitab kunstniku tema tugevaimast küljest. Intensiivne, kuid samas õhuliseks jääv pintslitöö on loonud mitmekihilise kompositsiooni, kus värvid on esile tõstetud mitte lärmakalt, vaid elegantselt ja tundlikult. Adamson-Eerik ühendab siin põllulillede lihtsuse ja suurlinliku esprit, peites kompositsiooni oma tuntud köie motiivigi. Johannes Võõrahansu kolmik natüürmort kuulub perioodi, mil ta proovis jätkata ka nõukogulike reeglite tingimustes, siiski endises laadis maalimist. See teos on maalitud pigem iseendale kui avaliku prestiiži võitmiseks. Võõrahansu on valinud 3 lillekimpu, mille fooni on terase vaataja jaoks põimitud ka sinimustvalge. Elmar Kitse 1960. teise poole kunst oli lakk
lakkamatu tung loomingulise vabaduse poole, kus konkreetsuse ja tegelikkuse tõetruu kujutamise asemel tegeles kunstnik üha enam maali iseseisvate väärtuste rõhutamisega. Lillekimp siin saab heaks ettekäändeks kitse alati paelunud kompositsioonimängule ja elavatele värvidele. Viktor Leškini sooviks on olnud luua tingimusteta kaunis natüürmort, mille võluks on realistlik tõetruudus, tugevad kontrastid, efektsed värvid ja kütkestav valgus. Meie kunstis on põllulilledes alati loetav ka teatav identiteedi rõhutamine. Siinsete põlluservade tüüpilised ja lihtsad karikakrad ning rukililled viitavad omal moel eestlaslikkusele. Värvi kõrval on maalikunstnike jaoks alati olnud oluliseks kujutamisobjektiks valgus. Õigemini polegi tegemist objektiga, sest valgusele on kõige raskem näppu peale panna. Me tunneme maalipinnal ära värvid ja pintslitõmbed, oskame kirjeldada kompositsiooni ja motiivistikku, kuid valguse analüüsimine on tunduvalt keerulisem. Sageli ei näita kunstnikud valguse allikat. See imbub värvidesse ja esemetesse, on ebamäärane ja ometi nii totaalne. Kuigi tabamatu defineerib valgus sageli kogu maali atmosfääri. Otsinguline maal, kus August Jansen on katsetanud vormide abstraktsemaks muutumisega. Puud on kaotanud oma konkreetsuse ning on pigem ebamääraste kontuuridega värvilaigud, andes edasi fauvistlikku rõõmu. Teosest aimub Prantsuse 20. sajandi alguse modernistlike kunstisuundade otseseid mõjutusi. Paul Burmani tähtsus Eesti kunstiloos vajaks endiselt senisest rohkem esiletõstmist. Tema impulsiivne, jõuline ja kirglik maalimislaad oli erandlik. Isegi tumedamaid toone kasutades aimame, et kunstnik on tajunud looduselementides mitte ainult esteetilisi või botaanilisi üllatusi, vaid kätkeb neisse pingestatud atmosfääri, nagu ka maastikkaskedega. Andrei Jegorov keskendas oma tähelepanu sageli valgusele. Vahel on valgusel selge allikas ning suund. Teinekord, nagu ka varakevade puhul, on valguse langemine aga üldisem, lastes läbi hajuste ja nõrkade varjude tajuda kevade saabumist, keskendudes meeleolule ja atmosfääri. Olga Terri oli kogu nõukogude perioodi vaimses opositsioonis ega kuuletunud kunstiametlikele nõudmistele. Tema lähenemine maalile oli väga isiklik, peegeldades Terri reisikogemusi või eksistentsiaalseid pingeid. 1950. aastatel liikus ta
isepäiselt värvide suunas, luues maastikke ning linnavaateid, kus tundlikult loodud valgust tulvas üle kogu maalipinna, nagu sellelgi teosel. Käesoleval maalil näeme, kuidas kunstnik on kasutanud valgust maaliruumi pingestamiseks ja dramatiseerimiseks. Taevas on vaheldumisi tume ja hele, randa katab päikeseaimdus, samas kui meri on tõmbunud sünkjaks. Tormise mere kujutamine oli Richard Uutmaa jaoks oluline väljakutse ning efekti on ta saavutanud mitte niivõrd tormilaineid paisutades, kui just valgusega mängides. Johann Voldemar Saarniidu abstraktsel maalil näeme maali lahenduslikku väljakutset, milleks sügis on kunstnikku inspireerinud. Salapärane valgus lööb puulehed justkui seesmiselt särama ning muudab need kuldseteks. Saarniit ei ole proovinud edasi anda sügist tema mitmekülgsuses, vaid maalinud valguse mõjul tekkivaid efekte, mis on aastaajale omaselt hillitsetud ja õrnad. Olav Marani maastik tõuseb varjust ning liigub valguse poole. Töö on loodud mahedate poeetiliste värvidega, mis ei luba ühelgi elemendil liigse efektina esile tõusta. Summutatud tonaalsus annab maalile maranliku rahu ja sügavuse ning mõtlikkuse. Peaaegu abstraktne maal, kus okasele iseloomulik kiire ja impulsiivne pintslilöökide kaskaad on saavutanud erilise intensiivsuse. Okas ei näi lähtuvat niivõrd kevade esteetilisest või klimaatilisest eripärast, vaid emotsionaalsest. Elule tärkamine ja uute võimaluste vohamine on tekitanud kunstnikus erilise meeleseisundi, mida ta vaatajaga jagab.